Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 121. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna on külas üks naisterahvas, kellega me käime koos koolis, küll erinevatel erialadel, aga kellega meie tutvus algas väga ammu tagasi, siis kui Laura oli veel seotud noorteorganisatsiooniga 4H, vist oli see õige nimi, kohe uudistan. Tere tulemast, Laura Jõe. Tervist, tere Regina ja tere Pärnu ja kõik teised, kes kuulavad. Kas siis oli see meie esmane tutvus läbi selle, kui tulid tutvustama seda 4H tegemisi? Ma arvan, et see võis nii olla küll, sellepärast, et noorteühing 4H on minu jaoks ikkagi väga ammusest ajast olnud osa. Tegelikult juriidiliselt olen ma jätkuvalt ka juhendaja 4H-s, aga me ei tegutse sellega niimoodi aktiivselt enam pikka aega. Aga noorteühing 4H ikka toimetab edasi. Ja tõesti, ma arvan, et neid kuulajaid, kes siin on, kes teavad 4H-st, siis kohe tekib selline mälestus, selline soe tunne sisse. Sest et teatud sõbrad, kes on tänu sellele tulnud ja see kõik on lihtsalt väga vahva. Mis see 4H siis on, ja kuidas sina sinna jõudsid, sinna sattusid? 4H on tegelikult, see organisatsioon on pärit Ameerikast ja see 4H ongi siis nii-öelda 4H tähega sõna inglise keelest. Et siis ongi just kui hands ehk käed, ehk siis sa teed kätega midagi, pea, ehk siis sa mõtled oma peaga, siis tervis ehk health ja siis süda. Nii et kõik need 4 sellist kõige tähtsamat tugisammast, mis ongi siis ja ristikheina leht 4 lehega on siis selle 4H tundusmärgiks, nii et. Okei, ja mis selle organisatsiooni nagu eesmärk on või mis selle juures siis tehakse, et nagu ongi nagu kätega miskit, nagu ma aru saan? Kõik need asjad kokku, ehk siis see tegelikult on maanoorte organisatsioon. Ameerikas ongi ta ennekõike see, et seal on näiteks ka organisatsioonil omad farmid, kus siis noored käivad. Et eks see ongi hästi erinev, et kuidas kasvavad Ameerika noored ja kuidas Eesti noored. Tol ajal, kui meie Tõstamaa kooli huvijuht Karoliine, tema oli siis see, kes ilmselt minuga siis sinna kuidagi meelitas. Ja siis juba hiljem, kui ma vanemaks sain, siis hakkasin ise juhendajaks. See ei olnud ka plaanipärane. Mina läksin lihtsalt Kihnu tutvustama 4H-d ja siis läkski nii, et hakkasin ise hoopis juhendajaks ka. Nii et aga see ongi see, et igasugused tegevused, et kui me tegime neid laagreid, näiteks ööbimisega, siis me püüdsime alati osalustasud hästi madalad hoida, leidsime toredaid koostööpartnereid ja siis oligi seal tavaliselt, et oli söögi tegemist või meesterdamist, käisime kuskil talus näiteks, et ja erinevas vanuses. Vahepeal tegime ka 13+ laagreid, selleks, et eks ikka teatud vanuses noored mõtlevad, et tahaks omaette olla ja las pisemad käivad teinekord. Aga jällegi tollel ajal vähemalt oli niimoodi, et Pärnumaa ja võiks isegi öelda, et üle-eestiline 4H pealinn oli Tootsi. Sest et seal oli väga tore, või on siiani tädi Inga, kes oli meie jaoks kõigi jaoks selline 4H, ma ei teagi, ma ei oskagi õiget sõna valida selle jaoks, et Inga alati oli olemas, Inga alati ootas meid. Ja need Tootsi päkapikupäevad 4H-s olid ikka, kõik, kes seal on käinud, need teavad, kui vinge see oli. Kusjuures ma pean ütlema, et kui sina seda teemat nagu jagasid, siis minu teadmises oli seda rohkem, aga praegu ma nagu ei tea üldse, et 4H toimetaks enam. Või lihtsalt mul endal pole teadmist selle kohta, jah? Võib-olla ongi asi selles, et millised inimesed on enda tutvusringkonnas, et tegelikult 4H toimetab ikka, et kuna nii nagu ma enne ütlesin, et ma ise niimoodi aktiivselt enam seal ei ole, aga ma olen ikkagi seal juhendajate Messengeri grupis ja ma näen, et toimub, et nad organiseerivad. 4H-l on olnud oma koor, kes käib näiteks laulupeol, et tõesti nähakse vaeva erinevatel rinnetel, nii et ja kuna ta on üle-eestiline ka, siis alles olid suvepäevad, ma tean. Nii et kui selle kohta uurida ja võib-olla ongi, et mõni äkki nüüd mõtleb, et kas tema ise või tema laps võiks minna 4H-sse, siis täiesti on võimalik, nii et. Mida sa tunnetad, mis see sinu jaoks andis noorena sirgumisel selline ikkagi, ta on ikkagi kogukonnas kõige paremas mõttes on ju. Et mida selline võrgustik ja tugistruktuur noorele annab, kui ta kasvab? No eks see kindlasti annab seda kuuluvustunnet. Ma mäletan, et meil tol ajal oli küll, kui me olime nii noored, et endal veel ei olnud võimalust autoga sõita, siis kõik need laagrid olid nii oodatud.
meil oli oma seltskond ja see seltskond koosnes inimestest, kes osad olid Tootsist, osad Häädemeestelt, osad Tõstamaalt, ehk siis üle terve Pärnumaa. Ja kui oli 4H laager, siis see oli see aeg, kus me kokku saime. Et me tõesti ootasime seda ja kui olid pikemad laagrid, siis see lahkumispäeva, see õhtu või lõuna, mis iganes ta tol hetkel oli, põhimõtteliselt kõigil olid pisarad silmas, laulsime koos seal midagi, et see kõik oli nii äge. Ja no siis me ootasime, siis oli vähemalt, no internetis saime omavahel suhelda, aga ei olnud seda võimalust, et ma nüüd tulen ja liigun sinna. Et siis, kui vanemaks saime, siis juba läks asi teistsuguseks. Üks asi oligi siis see kuuluvustunne, aga ka see, et me saime ise teha. Kõik need, kes tahtsid ise teha, et me saime ise neid laagreid kavasid kokku panna. Pidime vahepeal helistama võimalikele koostööpartneritele. Et selles mõttes, et kui olla 15-aastane ja siis helistada näiteks Eesti mõne piimatööstuse juhile ja öelda, et tere, mina olen see ja et oleks tarvis näiteks 100 kookest. Ja siis mõni lihtsalt ütles, et mina ei julge sellist asja teha, aga teine siis mõtles, et no mis siis on? Ei on ei, aga võib-olla ütleb jaa. Et kui ilusti rääkida ja küsida, et siis tuleb valmis olla ka selleks, et öeldaks ei. Aga samas jällegi see andis nii tugeva kogemuste pagasi. Ja kui ma ise mõtlen, et kui ma väiksena juba kodus mingisuguseid sündmuseid nii-öelda korraldasin oma perele, olgu selleks siis klaverikontsert koos ise tehtud piletitega ja valmis sätitud elutoaga, siis see oli ju kõigest sooja tagemine, et siis me saime ikkagi päriselt mõelda kõik läbi, et kõik ajakava oleks korras. Ja no 4H laagrites ikkagi oli vinge see, et vähemalt meil siin Pärnumaal oli see, et öösel ei pidanud magama. Ja kui mõelda nüüd laste peale, muidu on ju alati see, et aetakse lapsed õhtul kell 11 magama kuskil laagris näiteks, mitte kõigis, aga lihtsalt osades, siis meil seda ei olnud. Et siis see oli lihtsalt reegel, et ära maga, aga teised, kes tahavad magada, peavad saama. Ja hommikul ei ole vabandusi. Kui on ajakavas kirjas, et kell 8:30 hakkab päev pihta, siis nii on. Ja ma klassijuhataja õpetajana olen täpselt sama viisil edasi läinud. Et minugi poolest. Sest et lõpuks on see, et ikkagi neid toredaid koos oldud hetki mäletatakse. Ja seda, kuidas öösel olid võib-olla tunde kestnud pikad jutuajamised või lauamängude mängimised. Nii et. Ja need on need hetked, mis jäävad alatiseks, nagu sa ütlesid, et neid mäletatakse. On ju. Ja see on nii tore, kui täiskasvanud mõistavad seda. Nagu päriselt. Lihtsam oleks ju öelda, et kord on nii ja kogu lugu on ju. Mitte see, et nagu viia ennast sellesse samasse kohta, sellesse samasse ikka ja saada aru, et tegelikult see on nagu üliväärtuslik kogemus on ju. Ka see öö läbi üleval olemine, see on ka kogemus, mida on vaja saada nii-öelda. Et üks asi on, et see on lõbus, aga see annab ka lihtsalt sellised arvestamise oskused ise endale, et võin öö läbi olla kuskil pidutseda nii-öelda või lõbutseda seal koos sõpradega, aga hommikul, kui on vaja asjalik olla, siis tuleb olla, et kohuse tunne on see, mida ka kindlasti 4H väga palju treenis noortes ja treenib siiamaani kindlasti. Jah, et see on ka see koht, et kui ma seal paar ööd juba niimoodi olen üleval, kas ma järgmine kord viitsin enam on ju, et see paneb ka teisipidi mõtlema, et okei, ma sain selle kogemuse kätte, hommikul oli jube raske ärgata on ju, et kas ma tahan seda veel väga palju kogeda. No tol ajal ma arvan, et seda oli vist küll näha, et kui olid ikkagi 2 ööga ööbimised, siis kui esimesel ööl oldi hommikuni üleval, siis juhendajad teadsid, et teisel ööl on rahulik, sest et siis kõik magavad. Aga see on ka loomulik, keha vajab puhkust on ju. Aga hästi tore, et jah, niipidi nagu toetatakse. Kuidas sa jõudsid siis koolini, kas see oli nagu loomulik jätk, et minna siis õpilasi juhendama või koolis nagu õpetama? See asi juhtus ise. Sellega läks niimoodi, et 10 aastat tagasi ma lõpetasin Tõstamaal keskkooli. Mina õppisingi Tõstamaal keskkoolis, ei läinud linnakooli või kuskile teise Eesti otsa. Lihtsalt see läks nii, sest minu vanemad ütlesid, et õppida saab igal pool ja pealegi ma tõesti tänan neid väga, et nad ei oleks isegi mõne mu hullusega kaasa läinud, sest et kodu lähedal keskkoolis käia on ikka luksus. Sest täiskasvanu elu jõuab nautida küll, et Tõstamaal oli tõsiselt tore. Ja siis oligi niimoodi, et aga minul olid suured plaanid. Mina olin juba ammu mõelnud, et mina lähen pärast keskkooli, lähen ka ülikooli ja siis lõpetasin keskkooli ära, tegin 3 erinevale erialale Tallinnasse ja Tartusse sisseastumiskatsed, sest ma olin valmistunud selleks, et igal poole ei pea sisse saama. Et tuleb valmis olla selleks, et võib-olla kuskil ei saa ja siis on nii-öelda tagavara plaan. Aga siis lõpuks ma tegin otsuse, et ma lähen ikkagi Tallinnasse avalikku haldust ja riigiteadusi õppima. Mul olid suured plaanid, nagu enne mainitud, aga siis läkski nii, et põhimõtteliselt ma sain juba kohe alguses aru, et see ei ole minu jaoks. Kuidagi oli tunne, et kõik see, mis seal on,
et see on väga tore, aga lihtsalt see ei ole mina. Siis ülikoolis on ju ikka see, et sügisel on see mingisugune teatud kuupäev, kui on võimalus veel taganeda. Nii et pärast ei ole mingisuguseid tagajärgi. See kuupäev läks mööda ja siis ma sain teada, et meil koolis Tõstamaal huvijuht jääb peagi beebipuhkusele. Ja siis ma mõtlesin, et ma võin ju proovida, et äkki ma saan järgmiseks õppeaastaks tema koha endale. Et ma jätan ülikooli pooleli ja proovin. Ja kui ei saa, siis ei saa, et vahet üle ma leian siis lihtsalt midagi muud. Ja see oligi niimoodi, et lõpuks ma tulin jaanuari lõpuga, ehk siis pärast esimest semestrit sealt TTÜ-st ära. Mõtlesin, et ma olen lihtsalt rahulikult, tulen tagasi Tõstamaale. Tol ajal mul oli vist parasjagu, ma hakkasin Tõstamaa käsitöökeskuses kangastelgedel mingisugust seelikukangast kuduma ja mõtlesin, et tegelen nende 4H asjadega ja teen igasugust vabatahtlikku tööd ja ma tean, et mul vanemad toetavad ja et ma niisama istu ja teen siis kodus tööd ja olen kasulik. Aga siis vist oligi niimoodi, et ma jõudsin ennast isegi töötukassas arvele võtta. 2 nädalat sain olla töötu. Ja siis helistas mulle Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt, et Laura, ma tean, et sa oled nüüd kodus. Meil on vaja eesti keele kirjandusõpetajat. Ja kuna ma lihtsalt olin selline aktivist kooli ajal, siis tõenäoliselt sellepärast direktor teadis, et ta võib mind usaldada. Ja siis ma läksingi. Niimoodi, et see tähendas seda, et see oli vist märtsi algus aastal 2017, mis tähendas, et vähem kui aasta pärast selle sama kooli 12. klassi lõpetamist oli ma samas koolis õpetaja. Ehk siis minust nooremad, kes olid minu jaoks olnud koolikaaslased, järsku me olime justkui nagu rollidega niimoodi. Et ma õnneks ei pidanud andma tunde endast natukene noorematele. Et need ikkagi mina andsin tunde siis tol ajal 6. kuni 8. klassile. Ja siis ma saingi selle kogemuse ja ma mäletan, et oli muidugi ka selliseid olukordi, kus pärast tunde ma võisingi nutta, sest et ma mõtlesin, et täitsa pöörane. Ja ma sain täiesti õpetajatest aru, et see on, ma ei arvanudki enne, et see oleks kerge töö. Aga ma olin samas ikkagi kunagi mõelnud, et ma võiksin õpetajaks saada. Aga ma alati mõtlesin, et pigem algklassid või gümnaasium. Aga siis ma sain selle vaheetapi. Täpselt selle vaheetapi. Aga selles mõttes, et nüüdseks ju aasta 2026 ja ma olen aastast 2017 niimoodi erinevate ainete õpetaja olnud, erinevas vanuses õpilasi õpetanud. Et tõesti on nagu väga äge kogemus ja klassijuhatajana on ka väga tore olla. Klassijuhatamine on selline asi, mida ma arvan, et ükski õpetaja ei tee seda vist raha pärast, sest et see raha Eesti riigis ei ole klassijuhatamise eest väga suur, aga lihtsalt see emotsioon. Ja kuna ma nii pikalt olen olnud, siis need noored on juba suureks saanud. Ehk siis ongi, et mõnda näen kuskil turvamehena töötamas või nüüd ongi, et näiteks Invicta spordiklubis käisin oma enda klassi noortega ja treeneriteks olid õpilased, kellele ma olen klassijuhataja olnud. Ja siis oli nii tore näha, kuidas nad rääkisid mu noortele, et te võite praegu mõelda küll, et Laura räägib teile mingisuguseid hulluseid, et ta ei tea mitte midagi, et mida iganes. Aga kui te nüüd suuremaks saate, siis te saate aru, et õpetajad räägivad ikka täitsa õiget juttu. Kas hakkasid seal natuke pisardama ka? Mina siin jutupõlve piserdan. Selles mõttes ikka kõrvalt oli, ma kuulasin seda ja on selline naer ja pisar on nii-öelda koos. Ja selles mõttes, et igasugused lõpuaktused ja kõik, aga lõpuaktus on hästi toredad, alati on põhjus endale uus kleit ja kingad osta. Mina alati mõtlen, et kuidas õpetajad suudavad enda tibukesi pesast välja lasta nagu päriselt. See ei ole emotsionaalselt lihtne. See on ikkagi, sa oled ju kokku kasvanud nendega, sa oled nii pikalt nende eest vastutanud nii pika koolipäeva jooksul, eks ju. Ja peale seda ühistegevused veel. Ja siis sa pead nagu ütlema, nii tore, et oli, aga lennake kõrgelt on ju. Kuidas te saate? Kuidas te nagu päriselt oskate seda? Ja mina ei ole praegu mõnda aega täiskohaga õpetaja olnud, aga kui ma kõrvalt vaatan, eriti kui ongi igasugused lõpuaktused, kui on kooli viimased päevad, kui ma näen, kuidas õpilased tulevad ja lähevad nende lilledega, viivad õpetajatele, et kõik see, ja kui need õpilased tulevad, toovad selle lilleõie või mõni tuleb, et õpetaja, mul jäid lilled maha, aga ma nii väga tahtsin tuua, see ei ole absoluutselt tähtis. Ei ole tähtis neid lilli tuua, see on üliarmas, kui neid tuuakse. Või kui nad pilte joonistavad ja kõik see, aga lihtsalt, et see kõik ongi selline, et sellele palganumbrile lisandubki kõik see, need tunded ja see, et sul on elu lõpuni on sul need noored, keda sa näed. Mõni võib-olla käib elu lõpuni niimoodi, et kui ta siin näeb tänava peal, siis keerab pea ära. See on lihtsalt loomu poolest, mitte et oleks midagi juhtunud, vaid lihtsalt.
ja siis on jällegi need teised, kes kohe kaugelt tervitavad, et see on hästi vahva. Õpetajaks oleme teedki välja, et oli ka päevi, kus nagu eriti alguses lihtsalt nagu tead nutadki silmad peast välja nagu ei saagi nagu teha midagi, on ju. Et see on raske, on ju. Mismoodi selle sees ennast motiveerida, et et ma ikkagi saan sellega hakkama, et palju lihtsam oleks ju midagi muud valida. No ma ei tea, ma tol ajal ilmselt oligi, tegin selle nutu ära, kindlasti oli alati see, et ma ei näidanud selliseid tundeid välja õpilastele. Ja ma mõtlen, et tol ajal, mis ma olin siis 19 või 20, alati oli ju see, et see hetk läks mööda. Ja ma olen ka õpetaja töös näinud seda, et võib-olla mõnikord mõni õpilane, ta elab selle emotsiooni õpetaja peale välja, aga tegelikult selles ei ole ju mina süüdi olnud, et tal on mingisugune muu mure olnud. Ja siis on olnudki olukordi, et kord üks õpilane oli ka, tal oli mingil põhjusel oli ta kuidagi, ei tulnud vist see asi seal välja. Ja siis olin mina see, kelle peale oma viha välja elada. Või nii-öelda oma frustratsioon. Ja ma ei vastanud talle kuidagi põhimõtteliselt. Ma lihtsalt vaatasin talle otsa, ma ei öelnud midagi ja läksime tunniga edasi. Ja siis ta paar tundi hiljem vahetunni ajal tuli mu juurde ja palus vabandust. Ja võt see hetk oli küll see, kus mul lihtsalt, ma arvan, et ta nägi mu silmis ja mul praegu ka tulevad need pisarad silma, et ta tuleb siiralt, palub vabandust, et ta saab aru. Ja ta ilmselt oli ka tänulik selle eest, et ma ei hakanud talle kohe midagi, ma ei pannud talle e-kooli märkust, sest see ei ole igal korral vajalik lihtsalt. Ja sa ju tunnetad ära on ju selles hetkes, et mis see olukord päriselt on. Just. Et kas see on nagu see, et ta nagu lihtsalt on jätnud kogu aeg õppimata ja sellepärast ei saa aru, on ju, et ta ei tahagi pingutada või see, et ta lihtsalt see hetk ei saanud aru ja tal oli päeva jooksul juba must, millal muud asja peas on ju. Just. Et see inimesena tunnetad ära need asjad nagu. Ja et ma liiga ilusaks seda pilti ei saa maalida, et ega ma iga kord ka ei ole selline, et ma suudan olla perfektne tunnete seal vaoshoidja, et ikka õpilased ajavad mõnikord närvi ja ega samamoodi, kui ma töötan ka baaris, siis on ka mõnikord inimesi, kes ajavad närvi ja aga eks see ongi see, et vahepeal ongi, et kui on päeva alguses on õpilased koolis ja õhtul lõpeb baaris, kus võib-olla on nende lapsevanemad ja sugulased. Et siis, ja või siis nüüd on juba lihtsalt asi nii kaugel, et kuna ma olen baaris ka nii kaua töötanud, et siis juba need kunagised õpilased on ka juba reede õhtul baaris. Et see on hästi armas, kui on oma kohalikus kogukonnas siuke baar olemas. Ma mäletan, et kui mul õde, siiamaani küll elab Tihemetsas, aga kui mina sinna käima hakkasin, siis oli ka veel olemas Voltveti kõrts ja Tiina baar ja sellised kohalikud kohad nagu. Ja need on nii olulised selleks esiteks sidususeks, teiseks ventiili väljalaskmiseks on ju. Ja kolmandaks, et kui läksidki sinna, et tead, et mul täna nagu ei olnud raha kaasas, said süüa ikkagi, sest et sa tunned seda inimest on ju. Et aga nii paljudes maakohtades kaovad ära need asjad. Tihemetsas nagu ei ole sugust asja enam olemas on ju. Ja selles mõttes on nii lahed, et kui suudetakse elus hoida sellist kohta, mis su võti on selleks? Eks selle baariga tõstamaal vist on küll see, et kui ma praegu olen 29 aastat vana, ma olin 18, kui ma tõstama baari esimest korda tööle läksin. Tol ajal oli baaripidaja Monika. Ma käisin igal nädalavahetusel baaris. Ja siis oligi niimoodi, et siis ühel hetkel me tegime Monikaga nalja, et umbes, et ma võiks ju ise seal baaris olla, et mul ei ole ju vahet, kummal pool letti ma olen. Ja alguses oli nali, aga igas naljas on kübeke tõtt. Ja siis see niimoodi läkski. Ja ma ei tea, tol ajal Monika ei osanud arvatagi, et see niimoodi võib minna. Et nüüd on niimoodi, et ma olen Monikaga juba 3 aastat samas majas elanud, sest et ütleme nii, et kui Monika ei oleks mulle tõenäoliselt seda baaridaami kohta seal andnud, siis ma ei oleks üldse osanud hakata unistamegi sellest, et mul võiks oma baar olla. Ja nüüd, kui ma olen juba peaaegu 7 aastat tõstama nende baari pidanud, asi on lihtsalt selles, et Monika mehe poeg on minu elukaaslane. Aga see ongi, et ilmselt me tänu sellele ikkagi omavahel kokku ka saime. Et ma lihtsalt tõstamale jäin niimoodi. Võib-olla oleksin üldse, ma ei tea, kus kohas olnud, kui seda baari poleks olnud. Aga siis oligi, et Monika lõpetas baaripidamise, tuli uus omanik kutsus mind ikkagi sinna, sest et juba inimesed olid harjunud ja mina teadsin, mis on ja kuidas teha ja teadsin, mis külalistele meeldib. Ja siis tema ka kuidagi väga kauaks ei jäänud ja siis ajad ju ka muutusid, vahepeal vallast sai osavald ja siis tehti konkurss. Kandideerisin sinna, et seda baari endale saada, nii-öelda seda ruumi siis. Ma pidin igasuguseid asju sinna kirjutama. Ma selles mõttes kirjutasingi seda, mis ma päriselt mõtlen. Kirjutasin vist 6 või 8 A4 sellest, mis plaanid mul on selle ruumiga, mis ma tegema hakkan tõstamal. Ma käisin linnavalitsuses tol hetkel aastal 2019.
no see oli 7 aastat tagasi, ehk siis olin palju noorem ja siis nad vaatasid mulle selle linnavalitsuse otsa, et ma ei tea, kooli ei lähe või et sa oled nii noor, et mis su plaan on. Nad ei olnud väga optimistlikud selles osas. Aga siis mul ikkagi õnnestus see paar endale võita. Ja siis nad soovisid mulle edu tol korral. Ütlesid, et ära siis mingitele raskustele nii-öelda, no et ära nendest välja tee ja et ära lase sellest ennast maha murda. Aga 2019 oli ju täpselt sügis enne toredat koroonaaega, mida ei osanud keegi ette oodata, mis tähendab, et siis see koroona aasta oli küll väga huvitav. Aga samas see oli jällegi selline, et see oli vist viimane kord, kui ma päriselt puhkasin, sest et pärast seda lihtsalt ei ole sellist aega olnud. Siis oligi ju see, et ma ei saanud paari minna, ma ei tohtinud külalisi sinna kutsuda, aga kui magus oli see, kui lõpuks jälle võis baaris käia, mis sest, et see võis olla ainult, ma ei tea, päevasel ajal ja õhtul tuli koju minna ja võis ainult terassi peal istuda lõpuks ja. Nii et siis me ehitasime perega terassi sinna Rahvamaja juurde, et oleks koht, kus olla, sest ma mõtlesin, kuidas see baari pead siis niimoodi, et suvel lahti oled ja terassi pole. Et mul ongi hästi suur tugigrupp ka see, et mul on lihtsalt nii äge pere. Mu vanemad, ma ei tea, kas nad ei tahtnud rohkem lapsi või nad said juba aru, et ei ole rohkem vaja, et nendel on juba tegevust piisavalt. Et vahet ei ole, mida elu jooksul mul vaja teha olnud, siis vanemad on ka alati kambas. Ja praegu ka baaris on vaja, et isa kuule, jäämasinal on vaja midagi või siis emps kuule, nüüd on vaja jälle, et näed, siin täidetud mune vaja või sünnipäevalaud teha või mis iganes, et siis ongi. Muidugi väga paljud inimesed ei teaks, kui hästi mu ema oskab süüa teha, nii et. Aga et selle kõige juures ongi, et kui inimesed käivad baaris, nad tulevad, ma tean, mis nendele meeldib. Mulle tegelikult meeldibki see, et tõstama baaris käivad enne kõike kohalikud ja nende sõbrad. Ja siis tuleb teisi ka. Et ma ei tea, kas linnas baaripidamine oleks samasugune, et ilmselt mitte. Et praegu mul on täpselt, et kui ma juba aknast näen, et see mees tuleb, siis ma tean, mis õlle ma kapist välja võtan. Või mis joogi ma kokku segan, või kuidas talle maitseb see jook. Et neid võib olla 5 inimest kõrvuti, kes ütlevad mulle täpselt sama joogi nime, aga ma tean iga ühe nõksu, mis sinna teha nii, et talle just meeldiks. Ja nii nagu enne ütlesid, et kui ikka seda rahakotti parasjagu kaasas ei ole, no ei juhtu mitte midagi, tuleb järgmisel õhtul tagasi või järgmisel nädalal ja kõik on korras. Ja sa tunned neid inimesi. Te olete suur kogukond nii-öelda. Ja tead, minu jaoks oli nii tore lühis enda peas, kui ma nagu kui sain aru, et sa hakkasid baari pidama, on ju. Ma siin Laura 4H noortega baar. Mul oli nagu nii suur ja siis, kui me veel saime kokku saad õpetaja ka, siis mul nagu Ja stereotüüpe mulle meeldib natukene lõhkuda küll, sest et inimestel tihti on see arvamus asjast, et oi, nüüd kui on keegi õpetaja või et siis ta peab olema selline ja selline. Minu arust on just hästi äge see, et kui ma mõtlen enda kooli ajale ka tagasi, et kõik need õpetajad, kes meil koolis olid ja praegugi ongi inimesena nii erinevad, et nad ei õpeta mitte ainult oma ainet, vaid ka lihtsalt seda elamist, seda, kuidas siin ühiskonnas hakkama saada ja et millised inimesed on, millised on kellegi väärtused, et kuidas keegi riides käib, millised käitumismustrid tal on, et kõik see, nii et õpetajana ka praegu järjest õpilased käivad nende aastate jooksul mokteilide õpitoas. Mul on siin Pärnus ka Mono korraldab suvelõpu chillaxi, ma ei tea mitmendat korda ma nüüd lähen jälle sinna mokteilide õpituba tegema. Sellega on ka olnud olukordi, et ma näiteks Instagram threadsis lugedes vaatan, et on olnud olukordi, kus mõned arvavad, et näiteks alkoholivaba mojito ja kõik sellised joogid, et kas neid peaksid noored jooma. Et justkui, et mojito on ju alkoholne jook, et miks ta siis seda alkovaba peaks jooma. Aga kui ma nüüd sõnastaksin ümber, et see on limonad, piparmündi ja laimiga, et siis kõlbab. Et minu jaoks ongi see ka, et baaris ei pea käima alkoholi tarbimas. Vahet ei ole siis, kas see on, et alaealine nagunii ei saa seda teha, aga et ka täiskasvanu. Ja meil ongi hästi palju täiskasvanuid ka, kes selle aja jooksul käivadki baaris, nad ei joo mitte kunagi ühtegi alkoholset jooki. Aga lihtsalt see, et ei ole vaja juua lihtsalt ainult Coca-Cola, Red Bulli ja kohvi, kui sa oled kaine autojuht või lihtsalt kaine inimene või vett. Et siis ongi, et need kokteilid, need noored käivad teeme wrappide töötubasid, sushit teinud, kõik need alkovabad kokteilid. Et kui me noortega, minu klassi omad käivad mul Rahvamajas seal klassi õhtul või klassi lõunal nii-öelda, siis ongi see, et mojitode jaoks ma juba panengi lihtsalt laua peale asjad valmis ja nad juba teavad, mida teha. Ja kui on meelest näinud, siis aitab keegi teine nii-öelda meelde tuletada, et tiimitöö.
et kõik sellised asjad, et ülihea on ära kasutada seda, et on endal kõik need asjad olemas ja et vist on juba peaaegu kõik sellised klassisündmused sellega ikka, et vaata, kas mohitot ka saab ja kas me vrappi saaksime teha. Minu jaoks on nii äge see, et sa tõid selle sama erisuse, et kuidas me nagu sõnastame, on ju, et mõte on ju sama, on ju. Ja minu jaoks on nagu hästi kihvt see teema, et kuna ma ise olen nüüd üle 6 aasta karsklane, siis neid kokteile, mis sa ütlesid, neid on nii palju erinevaid variante, need on nagu tõesti, et miks ma peaksin tahtma siis nagu, kui ma tean, et mu keha ei kannata ka, tekib see mürgistus kergelt, on ju, et miks ma peaksin siis tahtma enda keha niimoodi lõhkuda, kui ma tean, et see alternatiiv on nii hea ja hommikul ärkan pea nagu tavaline hommik, on ju. Selle juures ka igaks juhuks on see hoiatus alati, et isegi alkovabade kokteilidega võib tekkida pohmell, sest et see on suhkrupohmell siis. Et seda on ju lastel ja täiskasvanutel samamoodi, et see võib tulla. Et lihtsalt ongi, et mõni mõtleb ka, et ma joon neid alkovabasid kokteile, et see ju ei tee midagi. Aga tegelikult ikkagi, kui nad on sellised, et kui ollakse magusamaiad ka, siis see võib tekitada. Et alati ikkagi aitab see, et võta vett vahele. Et meil tõstamal on see alati see, et vahet ei ole, kas meil on peod või on lihtsalt paar lahti, siis maitseveekann on alati käib asja juurde, et mul on hea meel, kui inimesel on järgmisel päeval parem olla tänu sellele, et ta on vett joonud. Et siis ongi, kui paaris on peod rahvamajas, siis kui juba ma näen, et keegi veekannuga oma lauast tuleb, et seda täita, siis see saab järjekorra väliselt ka, nii et selline asi on tähtis, nii et. No on öeldud, et rahvas käib vähem baarides ja väljas. Ma ei tea, kas sina saad sellega nõustuda või kui on ikkagi nii nagu kohalik ja kogukondlik, et siis nagu on teistmoodi? Ma ei tea, meil olid just tõstama osavallapäevad nädalavahetusel. Need toimusid 30. korda. Me püüdsime teha nii, et oleks ikka uhkem kui tavaliselt. Kohalik rahvas tuli täiega kaasa igasuguste ideedega. Inimesed nägid ise vaeva. Ja meil oli ikka seal rahvamaja juures väga palju inimesi. Et me püüame tõstamaal ka alati seda teha, et piletihinnad oleksid meeldivad. Sest et seda oli kuulda, et mõni pere ütlebki, et kui on ikka 5-liikmeline pere ja tahad kuhugi kontserdile minna ja need piletid on kallid, et meil oli eelmüügipilet oli 15 eurot Terminaatorile, et täiesti kannatab tulla 5 ka. Et pigem olgugi see, et on pilet odavam ja tulgu rohkem inimesi, kui see, et on kallim ja vähem inimesi. Nii et ma ei tea, rahvast käib, kuna ma olen nüüd baaris olnud juba peaaegu 11 aastat, siis ma olen ju näinud, et mõned reeded ja laupäevad ongi rahulikumad kui teised ja see on täiesti okei. Et mul on alati baaris see reegel, et baar on avatud aasta läbi igal reedel ja laupäeval, vähemalt kella 2 öösel. Ehk siis isegi kui mul kella 1:30 mitte kedagi ei tule, ma ei pane uksi enne kinni. Et võib-olla 1:30 tulevadki inimesed ja siis ma olen nendega veel mitu tundi. Et eks ilmselt ongi see ka, et ma ei ole töötaja seal baaris, vaid see ongi see, et inimesed tulevad mulle külla sinna. Et kas siis mulle või baarile vahet ei ole, aga et igatahes ma võõrustan neid. Et siis ongi tähtis see, et see koht on olemas, nad teavad, ei ole vaja küsida kell 12 öösel, kas baar on lahti. Jah, on küll. Kui just ei ole jõululaupäev. See on mu see üks erand. Et jõululaupäev, kui satub reedele või laupäevale, siis ma tõesti seda baari lahti ei tee. No ma arvan, et see on ka loomulik. Et inimesed võiksid kodus olla. Jah, see on nagu nii peretraditsioon või perepüha nagu võiks vähemalt olla, on ju. Aga ei, rahvast selles mõttes ikkagi käib. Olgu siis see mõni õhtu rahulikum ja saab lihtsalt leti ääres. Me oleme lauamänge seal mänginud koos ja mis iganes teinud, et saabki rahulikumalt rääkida. Ja siis on mõni teine päev, kus rahvast tantsib leti peal, nii et mina ei tea mitte kunagi ja seda ei anna ka ennustada. Sest tõesti, et see on teine asi, kui on need umbes kord kuus toimuvad peod, mida me rahvamajaga koos korraldame. Aga muidu need tavalised ja reeded ja laupäevad mitte kunagi ei tea. Et milleks ma pean valmis olema. See ongi äge, aga samas teisipidi sa teed alati, et su kogukond on kokkuhoidev ja toetav. Muidugi. Ja see on kõige olulisem, et siis see, mis nagu naljakad seegad seal vahepeal juhtuvad, see on nagu kihvt, sa näeb värvi on ju, et see on nagu lahe. Ja, ei, see baari elu on ikka äge, selles mõttes, et see on tore ja et ma tõesti veel siiani selle aja jooksul ei ole kordagi tundnud seda, et ma ei viitsi minna või ma ei taha minna. Seda võib-olla on tunda mõnikord siis, kui on vaja koristada ja siis, kui on mingisugune suur sünnipäev olnud, et on palju nõusid seal ootel ja tead, et peab hakkama nuge ja kahvleid ja klaase poleerima, kui on, ma ei tea, öö lühikeseks jäänud. Aga selles mõttes sellist tunnet küll ei ole, et ma ei viitsi täna õhtul baari minna, et miks mul see on.
Pole veel kordagi olnud. Tui. Tõid välja, et teete ka Rahvamajaga koostöös suuremaid pidusid nii-öelda, et mis teil siis tavaliselt toimub, et kas nüüd oli siis osavalapäevad ka teiega kuidagi? Ja, no osavalapäevasid tegelikult korraldabki Tõstamaa Rahvamaja, aga selles mõttes, et Rahvamajale on linna poolt ette nähtud aastane eelarve ja siis ikkagi teeme seda koostööd kogu aeg. Et põhimõtteliselt kõik asjad on meil koostöös tehtud. Et lihtsalt võib-olla see nii-öelda rahaline osa on lihtsalt, et mis sündmusel, kes rohkem maksab. Aga no ega külalisele see ei määra mingit rolli. Et me püüame aasta läbi erinevaid sündmuseid teha, et olgu selleks, ühed asjad on peod, aga lihtsalt Rahvamajas toimub nii palju muud ka. Et perepäevad ja ringitegevus ja kõik see, et talvisel ajal, sügisel maja ees võib olla mingil teisipäeva õhtul 35 autot, sest need kõik on tulnud sinna, et igas ruumis põhimõtteliselt toimub midagi. Et ühes ruumis segakoor, teises ruumis rahvatantsutrenn, kolmandas võrkpalliturniir, siis võib-olla harjutatakse pilli ja siis veel näitering saab kuskil kokku. Et kogu aeg toimub midagi. Siis ongi, et me peame kõik koos seal hakkama saama. Ja et eks mina siis ka arvestan seal paaris mis iganes asjaga, et seal parasjagu, et kui ikka seal kõrval on teatud mingisugune proov, siis ma ei saa hakata seal endal paaris kolistama või hakata muusikat liiga valjult mängima. Aga jällegi, kui on peod, siis me koos teeme, vaatame, keda võiks kutsuda, planeerime ette, milline ansambel võiks kuhu rohkem sobida. Sest elu on vähemalt seda näidanud, et diskosid meil ei ole mõtet teha. Et selle peale rahvas kohale ei tule. Vähemalt meile siis sinna Rahvamajja. Aga kui on elav muusika, kui on selline bänd, mis rahvale meeldib, et näiteks minu selline nii-öelda beebi on rockipidu, mida ma siis olen nüüd koos teistega 3 aastal järjest korraldanud. Ja see on niimoodi kasvanud, et lihtsalt endal ka täiesti uskumatu vaadata. Et meil aprillis käis Metsadel esinemas ja lihtsalt see rahvamass, mis meil koos oli, et see oli, et kui majas on pea 500 inimest meil selles kunagi ammu ehitatud rahvamajas, siis no ikka tohutult äge. Et nende selliste kontserdite ja pidude ajal mul ongi alati see, et ma lihtsalt vaatan, kui inimestel on nii tore. Et see ongi see eesmärk, miks ma seda kõike teen. Et inimestel on emotsioonid, siis nad räägivad pärast, mida võiks veel teha, keda võiks veel kutsuda, mis sul nüüd plaanis on. Et siis ongi, et nad tulevad, räägivad meile, käivad paaris, räägivad Rahvamaja juhatajale ja perenaisele. Siis me vaatame jälle, mis me teha saame, keda saab kutsuda, kes on nõus tulema esinema, mis hinnaga nad tulevad esinema. Et artistid maksavad palju, aga samas ma saan ka sellest summast alati aru, et see töö ei ole kunagi lihtsalt see, et ta tuleb lavale ja läheb lavalt maha, vaid see on tohutu töö, mis seal juures on. Et see selline leidmine ja koostöö tegemine, et see kõik on hästi vinge, et meil on see koostöö üldse. Tead, ma jäin sinu jutu taustal mõtlema selle peale, kui sa oled 70+, sa vist teed ikka siis paari alles. Me just rääkisime üks päev kellegagi sellest, et mul endal lapsi ei ole veel, aga selles mõttes, et siis üks naisterahvas ütles mulle, et kui laps saada, et siis kindlasti on palju neid unetuid öid muretsedes ja kõik see. Siis ma ütlesin, et mulle tundub, et siis paari tegemist ei ole mõtet maha jätta, et siis vähemalt on praktiline väljund sellele, et kui see laps on öösel üleval kuskil küla peal kellegi juures ja et siis ma olen ise ka siis paaris, siis on kohe asi palju lihtsam. Et see oli lihtsalt selline väike nali sinna asjale juurde. Aga mul tundub, et sul on see nagu nii hingest tulevatel eesmärkidel, mitte nagu selle pärast, et täita mingit Exceli tabelit või saada mingit, ma ei tea, raha mingi asja üleval hoidmiseks justkui on ju, vaid pigem nagu see, et ma päriselt tahan anda inimestele kohta, seda võimalust, kus nad saavad nagu koos käia ja emotsioone nagu kogeda. Hästi äge. Selles mõttes pean nõustuma küll. Eks muidugi on vaja seda Exceli tabelit ka täita nii-öelda. Et see asi peab lõpuks ikkagi vähemalt plussi tulema. Et eks see ongi niimoodi, et mõni asi on ärilises mõttes tulusam, teine asi jällegi vähem. Aga selle kõige juures on see, et näiteks nagu see rockipidu. Rahvast on palju, peab seal väga palju vaeva nägema selleks, et nendel kõigil oleksid kõik soovid täidetud. On kahjuks ka neid pahatahtlikke inimesi, kes arvavad, et sul on Laura, sul see õlu maksab siin nii palju või see kokteil on nii kallis, et umbes, et kodus saab soodsamalt. Siis ma ütlen, et jah, palun, siis võid kodus omale selle kokteili valmis teha ja selle muusika panna mängima sealt oma seadmest. Et neid igasuguseid kulusid on lihtsalt nii tohutult palju,
ja osad inimesed ei märka seda, et nemad mõtlevad, et see kõik ongi see, et kui nemad astuvad peokoha uksest sisse ja kui nad astuvad sealt välja, et siis see ongi see kõik. Aga et siis ma olen püüdnud oma Instagrami kontol näiteks lihtsalt näidata, et mida tähendab üldse, et mille kõigega peab tegelema. Aga ma ei jõua seda kõike teha selles mõttes, et see, et kogu aeg see telefoni mingisugune pilt sinna juurde panna, et sotsiaalmeedia asja ikka tuleb harjutada veel. Aga samas on hästi tore näha, et inimesed saavad aru ikkagi tänu sellele. Ja no neid, kes niimoodi mõtlevad pahatahtlikult ja vinguvad, no neid on ikka nii vähe. Et suurem osa inimesi on ikka nii toredad, et see on väga vahva. Ma arvan, neid vingujaid peab natuke olema. Ja teiseks on nagu see, et vahe pole, mis ju see hind oleks, ikkagi nad vinguks. Et siin ei oleks nagu üldse vahet. Ei, sellel ei ole jah. Aga samas ongi hästi tore, et need, kes käivad näiteks mul kokteilid õpitoas ära, kui nad ise need joogid valmis teevad, saavad aru, kui palju peab mingeid asju tegema. Et mu eesmärk ei ole mitte ainult see, et kui nad tulevad minu juurde, et nad siis mõtlevad selle joogi olemusele, vaid ükskõik kuhu nad vahet ei ole, kas Eestis või välismaal baari lähevad, et nad saavad aru, mis töö see on. Ja no selles mõttes, et seda ju öeldakse nagunii, et iga inimene võiks proovida korra elus olla klienditeenindaja. Et siis tekib nii-öelda selline empaatia tunne ise külaline olles. Aga ei, mul tõsta ma olen ikkagi väga vedanud. Meil on inimesed nii toredad, kes baaris käivad. Et üldjuhul suurem osa inimesi on sellised ka eriti veel omad. Näiteks nad on parasjagu õues trepil ja otsustavad koju minna. Ja siis nad või edasi minna kuhugi ja siis nad tulevad korra tuppu ja ütlevad, Laura, me nüüd lähme, et tšau. Et selles mõttes, et see ongi, et hästi kodune. Jaa, täpselt. Et see ei tähenda, et kõik niimoodi käituvad, et nii peaks käituma, aga lihtsalt, et. Miks baar väljas? Ma olen natukene selline kohati keelefanatt olnud kogu aeg. Eesti keele õpetaja et mulle see eesti keele asi on alati need igasugused sõnamängud ja mingisugused naljakad ütlemised ja et natukene selline nii-öelda nohiklik selline värk on mulle alati meeldinud. Ja siis, kui mul üldse tekkis see võimalus, et tekkis see idee ja kõik see, et mul on võimalus baari pidada, tol ajal see tundus üldse ka selline asi, et mis asja, et ma hakkan baari pidama, et see tundub natukene nagu selline suur asi. Samal aastal alustasid Kihnu kutid Sander ja Martin ka Pärnus Šoti baariga Koobas. Ja nemad alustasid sama aasta jaanuaris. Ja siis ma küsisin nende käest ja rääkisin nendele. Siis nad ütlesid, no kuule, kui meie saame hakkama, siis saad sina ka. et siis oli selline nende toetav sõna ka asjale juurde. Ja siis ma mõtlesin, et nendel on selline nimi. Nendel see Koobas oli seal nii hästi sinna keldrisse tehtud ja et see Koobas ja kõik asi nagu toimis väga hästi. Ja et lähme Koopasse ja siis mõtlesin, no mis nimi peaks olema baaril. Et ega vahet lõpuks ei ole, mis nime ma panen. Ikka on see, et lähme Rahvamaia baari või siis nii nagu praegu ka, et lähme Laura juurde või et kus oled, et Laura juures. Aga siis ma mõtlesin, et järsku turgatas, et lähme välja. Et siis ongi see, et ja seda on isegi ära kasutanud. Ma tean, et üks lapsevanem ütles oma poeg küsis, et kus sa lähed? Ma lähen välja. Ma olen natuke ka väljas, et me jalutame ja siis ta lõpuks oli baaris. Aga ta ei öelnud midagi valesti. Sest et kui silmast ilma rääkida, siis suur ja väike algustäht neid pole olemas. Tõepoolest, väga kaval mõte on ju. Ma siis suhteliselt alguses tegin endale baaripusa. Et paningi selja peale logo ja panin ette ka mingisuguse teksti. Ja mina tegin seda lihtsalt sellepärast, et kui ma hakkasin baari pidama, siis käisin siin Pärnus kuskil toidupoes. Tol hetkel vist oligi, et olin Kantpolist just oma pudelite varusid täiendamas. Ja siis inimesed mu selja taga. Issakene, mida see tegema hakkab, et käru on niimoodi alkoholi täis. Ja siis ma omaette muigasin, siis mõtlesin, et mul oleks vaja mingisugust asja, mis nagu näitaks, kes ma olen. Et selles mõttes, et ei tekiks nagu see, et oi, mis ta nüüd tegema hakkab. Et mis nädalavahetus sellel neiul nüüd ette tuleb. Ja siis ma tegin baari pusa ja siis oligi vist, kas ma paningi endal sinna pusale ette vist esimesel, et ma ei tea, leiad mu väljast või lähme välja või mingi selline lause. Ja siis ei olnud enam probleemi. Siis hakkasid teised ka tahtma neid pusasid endale. Ja ma nagu, okei, et ma siis tellin teile. Et mõelge välja, mis te sinna ette kirja tahate ja nüüd siiamaani on niimoodi, et aeg-ajalt tuleb neid inimesi, kes, et ma tahan ka endale baari pusa. Ja siis nendel ongi, et igasuguseid huvitavaid lauseid on sealt tulnud. Et minu ainus tingimus ongi see, et kuna ma selle pusaga ise mitte mingit moodi raha ei teeni,
vaid mõte ongi lihtsalt selles, et ma olen nii tänulik, et inimesed tahavad mu baari logoga üldse ringi käia ükskõik kus. Et siis ongi, et mu ainus tingimus on see, et see lause seal ees peab olema kuidagi seotud sõnaga väljas. Ja seal on väga põnevaid lauseid olnud. Meil on elukaaslasega ka, et minul on pusa peal kirjas Steniga väljas ja tal on Lauraga väljas. Et mingid sellised variandid, aga siis on näiteks, et saama peal väljas või kas tuled muga välja või et lähme välja, et kõik sellised väga põnevad ja et ikka saab natukene naerda ka, nii et väga tore. See kogukonna tunnetus on ikkagi väga suur selleks, et inimesed tahaksid vabatahtlikult neid asju teha, ise maksavad ka selle eest. Selles mõttes on ju, see oli äge. Sa oled paar korda maininud, et on nagu töötoad mokteilidele, wrappidele, kokteilidele. Kas sa teed neid igal pool? Selles mõttes käid see nagu väljapoole ka tegemas, nagu ma aru saan, monole sa teed, on ju? Või on see, et pigem tullakse sinu juurde või kuidas see käib? See täiesti sõltub, kuna mul see kalender mingil põhjusel täitub kogu aeg ise igasuguste tegevustega. Et kui üritad veel vahepeal mingisugust oma eluga elada, mis ka kusjuures isegi baaridaamidel on. Et siis ongi see, et ma ei ole väga reklaami teinud. Et ma vahepeal lihtsalt sotsmeedias jagan mingisugust asja, mis on olnud, jagan mõnda pilti ja siis mõnel tuleb see mõte, et ma olen neid õpitubasid teinud, siis nii-öelda peretuttavad olid Tõstamaal jaanipäeva ajal, siis ma nendele tegin mõned korrad sellist kokteilide õpituba. Millalgi nad käisid baaris minu juures, millalgi käisin nende juures selles nende ööbimiskohas seda tegemas. Ja sealt siis tuli ühel naisterahval mõte, tema töötab Tallinnas Ülemiste City's on kontor ja 2 korral kutsuti mind sinna. Siis ma olin küll nagu selline, et ma hakkasin kuskile linna kõrghoonesse, et kontorist paistavad, kuidas lennukid lennujaamas askeldavad ja teevad. Et siis ma mõtlesin küll, et täitsa uskumatu, kuhu ma nüüd sattunud olen. Et siis ongi, et kui keegi kutsub, siis ma saan tulla ja siis ma olen käinud ka erapidudel pulmades baari tegemas. Ja et ma olen tõesti nagu alati hästi paindlik selles osas, et kuidas keegi tahab, et see asi toimuks ja et kuidas rahakotile parem on ja kõik see. Et nüüd oli ka viimane avalik õpituba oli meil Tõstamaal Käsitöökeskus korraldab sellist pärandkultuurifestivali nagu õhetus, kus on hästi palju erinevaid õpitubasid. Nad teevad ise seal kõik kivivoolimised ja roosimine, mis on Tõstamaal hästi omane. Ja siis kuidagi olemegi hakanud koostööd tegema, et on ka selline kokteili õpituba. Ja ma püüan alati need sellised, mis on täiskasvanutele suunatud õpituad, teha sellised, et inimene saab ise valida, et mis joogi ta parasjagu teeb alkoholiga ja mida ilma. Et siis ongi, et kuna alkohol on ikkagi tervist kahjustav, siis ma valmistan selle menüü niimoodi ette ka. Et on valikut, nii paindlikkust. Ja siis ühel naisterahval tekkiski sealt üldse, et ta oli mul seal õpitoas ja siis ta hakkas mõtlema, et tal tuleb peagi üks suurem sündmus, mida ta korraldab, et siin on baari vaja. See on teises Eesti otsas. Ja siis ta mõtleski, et miks ta sealt koha pealt kellegi võõra kutsub, et äkki ma olen nõus tulema. Ja nüüd me lähengi, et võtan sõbrad appi ja me lähemegi siis teise Eesti otsa baari tegema. Eks me siis näeme, kuidas see läheb, no ma usun, et läheb hästi. Aga lihtsalt, et jälle, kui öelda sellistele võimalustele ei, siis ei saagi teada, et kuidas see asi minna võiks. Nii äge, ma arvan, et see sama sinu uudisimu ja soov nagu avastada, see annabki nii palju juurde seda julgust, et asjad lähevad hästi. Ja ma lähen ja katsetangi, on ju, ja see ongi nii oluline ja sealt võivad mis iganes üliägedad koostööpakkumised veel tulla, on ju. Eks see ongi, et mõnikord mingisugused asjad ebaõnnestuvadki, siis on endas ka see mingisugune soov, et kõik ikka peab niimoodi minema, et kui meil nüüd nädalavahetusel Terminaatori kontsert oli ja tuli seda rahvast sinna nii palju, et me ei osanud seda oodata. No siis tõesti mu ükski baarilett ei suutnud inimesi nii kiiresti ära teenindada, kui tahaks. Ja samal ajal on see, et mul on sõbrad tulnud appi õhtul sinna teenindama appi, mis iganes tegema, et nad ei tee seda igapäevaselt. Ja ma ei jõua ka siis kõiki ise ära teenindada, siis ma püüan joosta seal ja teha, mida tarvis parasjagu on. Aga siis ongi, oleks võinud ju nii teha ja nagu nüüd me siis jälle analüüsisime seda sündmust, panime jälle kirja, mis ma saaksin teha, aga kunagi ju ei tea. Järgmisel korral ei pruugi neid inimesi nii palju olla. Et see kõik on pidev selline katsetamine, riskide võtmine, et noh, et nagu selle rokipeokagi. Ma ju ei tea, kõik need kulud, mis ma teen enne peo toimumist ära, kas see kõik tuleb tagasi või ma lihtsalt hakkan nüüd siin hästi palju tööd tegema pärast ja maksan kõike seda kinni. Järgmise aasta rokipeer, kes on tulemas, tead sa juba öelda? Kindlad kokkulepped ei ole veel tehtud, et me nüüd hakkame järjest neid kirju saatma, aga no meie selline maskottbänd Terammoon, ma arvan, et nemad on nagu nii kohal, nii et nemad on küll Terammoonast ninamees Tiit on mul alati olnud rokipeol selline parem käsi, sest et lihtsalt tal on kogemust.
ja noh, tema ka otsapidi leidis endale ju Tõstamaalt naise aastaid tagasi ja nüüd nad abiellusid ka, nii et nüüd salaja. et Tiit on küll olnud alati abiks ja tegelikult see rokipidu üldse, kuidas see ka alguse sai, oli see, et kunagi tehti mingisugust juulirokki Tõstamaal laululaval. Mina sellest ei tea, sest et see toimus nii ammu, et mina ilmselt ei tohtinud veel väljagi minna niimoodi. Ja siis seesama üks nendest meestest Fritjo, kes nüüd mängib ansamblites Traktor ja Kuul pähe. See oli mingisugune suvine pühapäev. No pidu käis selles mõttes. Kuidagi oli seal midagi toimus Tõstamaal ja siis ta tegi mulle ka jutu käigus lihtsalt, et kuule, võiks olla ikka Tõstamaal uuesti see rokipidu. No ja nüüd on. No teeme siis ära. Jah, et nüüd järgmisel aastal ka minu arust oli see 10. aprill oli see laupäev, mis seal aprillikuus on, nii et siis tuleb jälle teha, sest lihtsalt kui rahvas käib ja nii positiivne see kõik on, siis kõik on nii tore alati ja nii vägev on vaadata, siis no miks mitte. Sinu järgmised lähiplaanid paariga? Lähed varsti siin Lõuna-Eestisse küll, aga nagu siinkandis. Meil ju Tõstamaal mõis ja kool on ühes majas, ehk siis nii kui kool lõppes, siis ma hakkasin meie keemia- ja füüsikaklassi ümber nii-öelda ehitama kohvikuks. Sest et meil juba aastaid tehakse Tõstamaal suveteatrit, kuhu rahvas tuleb kohale tõesti üle Eesti. Osadel on traditsioon tekkinud. Nendel isegi, ma arvan, et nad kõik isegi ei loe, et mis seal lavastuse tekstis tutvustuses on. Gerda kutsub kohale lihtsalt. Jaa, Gerda Kordemets, kes neid lavastusi kirjutab, ta lihtsalt kutsub rahva kohale, sest et tal on oma tuntav selline käekiri, mis rahvale meeldib. Ja siis nad tulevad sinna meie juurde. Ja siis me teemegi seda teatrikohvikut seal, jälle mõisega koostöös. Sest see ongi, et mõises ma olen ka olnud tõesti juba aastast 2011 igasuguseid asju teinud. Vahepeal on tarvis ekskursioone teha, siis ma teen seda. Aga muidu ongi, et seal kohvikus saab sel suvel päris palju olla. Nüüd ongi, meil on nüüd augustikuus veel 2 nädalavahetust, kus mängitakse lavastust Laevad jaatuvad aeglaselt. Ja siis ongi, et seal kohvikus on vaja asju teha, noortega on vaja tegeleda, vaadata, et kõigil graafikus kõik klapiks. Nii et sel kuul enam ei peagi rohkem graafikut tegema, sest et kool tuleb peale. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis laupäev 15. ja reede 21. august päevasel etendusel on täitsa kohti veel. Muidu vist muud olid küll kõik välja müüdud. Meie armas mõisesaal mahutab 120 inimest, et lihtsalt need 19. sajandi alguses ehitatud mõisa seinad lihtsalt ei lähe suuremaks. Jumal tänatud, et ei lähe. Nad on niimoodi väga armsad ja nii võiksidki jääda. Aga et see ongi, mõis toetab kooli ja kool toetab mõise, et me saame niimoodi nii palju ägedaid asju ära teha, nii et. Ja meie noored seal mõises, kes tööl käivad, nendele ma olen ka öelnud, et see on ikka äge. Et järelikult ikka 9 kuud kooli, et ei saa isu täis sellest majast. Ei viska üle. Ei viska üle. Et nad tulevad jälle tagasi. Nend huvitab see ajalugu, nad tahavad seda teistele tutvustada, tahavad külalisi vastu võtta, et väga äge. Nii lahe, kui sa tunned ennast enda kogukonnas nii hoituna. Ja see on nagu nii suur väärtus, sest et siis ju tahad ka panustada sinna. Ja. See ongi see, miks sa ju tahad panustada, et sa tunned ennast selle osana nii-öelda. Tõstamaal seda on ikka väga. Et selles mõttes, et kõik see, et kui lihtsalt Tõstamaalt läbi sõita, on näha, kuidas inimesed hoolitsevad oma kodude eest, panevad lilli kuskile veel juurde, et see kõik näeks veel ilusam välja. Ja et need inimesed Tõstamaal, et meil on neid sisuloojaid, keda inimesed teavad, vaatavad, mis nad Instagramis jagavad, alati uhkusega ütlevad, et nad on Tõstamaalt, mis meil kõik seal toimub, näitavad seda täiesti vabal tahtel, võtavad osa, teevad ise, et iga see asi, et näiteks nagu see osavallapäevade näide, kes korraldab kodukohvikut, kes ütleb, et meie teeme siis seda mootorratta või vanade autode paraadi. Siis meil on selline hästi vinge täpimäng alati vallapäevadel, mis siis tähendab seda, et kõikide päevade jooksul on võimalus siis erinevatest punktidest saada endale täpike sinna selle lehe peale. Aga selle jaoks on ka vaja siis, et miks nad neid täppe korjavad, et lõpuks on loos. Ja selle loosi auhinnad, ma lihtsalt tegin jälle Facebookis üleskutse ja siis inimesed lihtsalt annavad selliseid uhkeid auhindu. Et täiesti ennast salgavalt annavad kingitusi, mille väärtus on 100 eurot ja rohkem. Et see teeb südame nii soojaks, et nad tahavad ja nad raatsivad. Et see Tõstamaa elu on küll selline, et ma ei taha küll kuskile mujale minna.
ma olen elanud ju mujal Soomes ja Tallinnas ja Pärnus, siin linnas, aga ikkagi, ma olen kogu aeg ikka, ma jõuan sinna Tõstamaale tagasi. Ja nüüd me ehitame enda korterit ka seal Tõstamaa alevikus, nii et me ei lähe kuhugi. Nii armas. Kuule selle ägede ideega võtame siit kokku ka, nii et aitäh sulle selle mõnusa jutu ajamise eest, edu korteri ehitamisel ja palju toredaid kliente sulle. Aitäh ja ma tervitan kõiki, kes Tõstamaal on käinud ja kes plaanivad tulla, nii et ja aitäh sulle, et sa kutsusid, see on väga armas. Aitäh!